Räägime hinnakirjadest. Hinnakirju saab kirjeldama minna PIM ja hinnakirjad alt, lisa ja kõigepealt teeme võib-olla sellise üldise kogu laole kehtiva hinnakirja, nimetamegi lao hind või lao kampaania, ta võib olla ka, paneme ta aktiivseks, ta võib hakata kehtima konkreetsest kuupäevast, näiteks täna, ja kehtida konkreetse kuupäevani, konkreetsest kellaajast konkreetse kellaajani, aga ta võib olla ka siis ajatu. Salvestan. Seejärel on võimalik minna kirjeldama erihinnaga tooteid või allahindlusi tootegruppidele. Praegusel juhul erihinnaga tooted ja lähen lisama siia selliseid tooteid, mis kuuluvad seeriasse kevad-suvi. Ja mille allahindluseks on, nii nagu praegu siin kehtib, 30% allahindlustel paljudel. Mis tähendab siis seda, et siia tekivad rida neid maatrikstooteid, mida me oleme kontole kirjeldanud. Ja siin on nüüd üks probleem või üks asi, millega tuleb arvestada. Nimelt siin on ka maatrikstoodete ise. Ja maatrikstoode siia ei kuulu, sest seaded, üldseadistused all on maatrikstoodete kohta üks reegel. Vali meetod maatrikstoote erihinna määramiseks ja antud juhul vaikimisi on kõikidel kontodel, et selleks on siis iga variatsioon eraldi. Alternatiiv on see, et ta kehtib vaid maatrikstoodetele ehk kirjeldatakse vaid maatrikstooteid ja tehakse siis hinnakiriga vastavalt käsitsi. Aga praegu selles hinnakirjas ma lihtsalt eemaldan selle M+-iga toote, küsib üle ka ja olemas. Ning kuna ta on nüüd orienteeritud laole, siis ladu, laod kauplused alt, põhilaol, lisan selle hinnakirja ja salvestan. Võib tekkida küsimus, et aga miks neid hinnakirja välju siin nii palju on? Nimelt reegel on selline, et programm läheb teatud laost toodet müües kontrollima, kas teda on kusagil selle lao hinnakirjas, hinnakirja üks kohal. Kui ta leiab selle, siis ta rakendab ja läheb kontrollima, kas seda sama toodet leidub ka hinnakirja 2 all ja kui ta leiab, siis rakendab, kui ei leia, siis jääbki see hinnakirja 1 kohal olev hind kehtima. Aga lisaks võib olla meil ka hinnakirju, mis on orienteeritud kliendile, nii et PIM hinnakirjad lisa ja näiteks püsiklient -5%, väga levinud, aktiivne, kehtib igavesest ajast igavese ajani, salvestan. Ja siin ma rakendaks allahindlust tootegrupile, võivad olla erinevad, aga praegu ma rakendaks neid jookidele, nii kuumadele kui külmadele ja vastavalt siis 5% ja salvestan. Ja see hinnakiri tuleks siduda siis püsiklientidega, selleks peaks seaded, kõik seaded, kliendigruppid all olema selline kliendigrupp loodud, parem klikk ja muuda võimaldab talle valida ka hinnakirja. Sama reegel, et kui on ka hinnakirja 2 all sama toode kajastatud, siis tegelikult rakendub hoopis selle hind, mis ei pruugi olla üldsegi kõige soodsam. Ja lisaks võib olla muidugi suht sarnaseid hinnakirju veel, näiteks kuldklient -50% või oma töötaja või midagi sellist, ka aktiivne igavesest ajast igavese ajani, millel antakse siis sellele samale joogile aga hoopis tükis 50% allahindlust.
ja seega klient, kes kuulub küll püsikliendi gruppi ja saab 10%, juhul kui talle on eraldi rakendatud hinnakiri kuldklient 50, siis saab seda allahindlust. Lähme kontrollime, kuidas see kõik toimib. Loomulikult võiks seda kontrollida kassalt, sest ka kassas hinnakirjad kehtivad, nagu ka e-poes, aga nagu ka arvete moodulis. Praegu arvete moodul. Müükarved, lisa, valin kliendiks selle sama Juta suve, laoks on põhiladu ja valin siia konkreetselt rohelise T-särgi ja nagu te näete, programm rakendab juba kohe 30% soodustust, et muidu on hind 16, praegu tuleb hind siis vastavalt 11.20, et siin rakendub siis laohind, laole kehtestatud hinnakiri pluss ka kliendile kehtestatud 5%. Kui ma aga müün teatud joogi, näiteks espresso, siis sellele rakendub 50%, sest sellele tootele on kliendi all määratud hinnakiri, mis vastab siis 50%. Ja siin enam seda 10% täiendavalt juurde ei võeta.